kui ma vaatasin ausalt iseendale otsa seal lamades, seal terapeudi juures ja jätkuvalt minu jaoks see kõik oli nagu veits tobe kogu see, nagu panen silmad kinni ja siis ta räägib sulle mingit juttu, siis sa lähed nagu mingi iseenda sisse ja kõik see minu jaoks selline bla bla bla, mida iganes, aga peab tunnistama, et see toimis natuke forsseeritud, see oli lama seal mõtle mingi, see on tobe, vaata, kui sa teed seda mõttega, et see on tobe, siis ega ei saagi hästi toimida, peab ikka vabaks laskma ja ju mul siis õnnestus eneselegi teadmata tegelikult ka vabaks lasta, sest ma jõudsin selle tõdemuseni, et tegelikult ma ei taha seda turvalist palgatööd, tegelikult ma tahan seda väljakutset, ma tahan seda põnevust, mis on selle enda asja loomine siin ja ma ei pea tundma mingit vale häbi sellepärast, et mida sa teed, üritan olla YouTuber, ei, kui mind häirib nimetus, mind häiris ka nimetus jurist, eelistasin nimetust õigusnõunik, kõlas nagu ilusamini kuidagi minu arust kuidagi rohkem tõsiseltvõetavana. Võin ka YouTuberi asemel öelda mingi multimeedia juuravärk, mul ei ole veel head nimetust, aga nagu, et raputada maha see vale häbi, ma tean küll, ma saan neid pilkeid, kui mitte otse näkku, siis selja taga, et ta tahab esineda ja nii edasi ja seal teraapia seansil ma tunnistasin endale ausalt, et jah, ma tahan esineda. Ma tahangi esineda. Mul on see alati meeldinud, ma mäletan lasteaias seda, ma läksin 6 kooli, ma sain aprillis 6 ja siis läksin kooli, ehk ma ei kogenud seda ametlikult nii-öelda olla lasteaias kõige vanem grupp, ehk ma ei olnud see, kes nagu saab juba lasteaias oleku ajal 7, sest need olid need, kes said enamasti mingi näiteks etendustes osaleda, ma mäletan, ma nii tahtsin etenduses osaleda ja mind lihtsalt nagu ei valitud sinna või ei võetud, ma olin nii löödud sellest ja siis ma läksin kooli ja mul oli jumala äge algklasside juhataja, kes andis mulle võimalusi, ma sain olla õhtujuht seal mingitel üritustel päris palju ja mulle täiega meeldis ja mul on see eluaeg meeldinud, aga ma olen häbenenud seda, et okei, mulle meeldib esineda, aga mul ei ole mingit annet, ma ei laula, ei tantsi, ei tee mingit asja, mida tehakse tavaliselt laval. Ma nagu kuidagi mingil hetkel unustasin ära, et mina olin ju see, kellele meeldis esineda. Ma alati arvasin, et minust saab ettevõtja. Ma ei tea, mida see tähendab, aga nagu, et minust saab ettevõtja, sest minust poleks ealeski saanud spetsialisti ja mis minust siis ajapikku sai fucking juura spetsialisti ja läksin järjest sügavamale niši, sest nagu tänapäeva maailm on nii kompleksne, et on väga raske olla generalist ja samaaegselt kõigest aru saada. Näiteks andmekaitseõiguse maailm läks nii keeruliseks, et ma olin seal veel paar kuud tagasi sees ja ma ütlen teile inimesed, mul hakkas juba nagu laine üle pea peksma sellega, kui palju tuli Euroopa Liidu tasandilt mingeid asju, mis riigisiseselt toimus või ei toimunud.